me oleme suhetes ja me oleme rahulolematud, sest et meie mingid vajadused on täitmata partneri poolt, et partner ei paku meile seda, mida me ootame või soovime, või partner ei märka, või partner teeb midagi, mis meid ärritab. Ja siis tekib selline võimuvõitlus ja enesekaitseseisund, eneseõigustus. Aga selle taga on soov mõistmise järele ja soov aktsepteerimise järele ja soov selle järele, et oleks vahetu suhtlus, ausus, siirus, pühendumine, usaldus, läbipaistvus. Ja kui me seda ei saa, siis me oleme rahulolematud, õnnetud, segaduses, saame haiget. Ja lõpuks mõjutab see suhte kvaliteeti ja edasist elu. Aga mida me jätame tähelepanuta või mida me jätame märkamata, on see, et kas see partner, kelle me oleme enda ellu vastu võtnud, et kas ta on meile parim või me tahame, et ta oleks meile parim. Et ta muutuks meile parimaks ja me jätame ära selle esimese osa märkamise ja need puudused hakkavad hiljem muutuma suuremaks ja suuremaks ja suuremaks ja tekitama rohkem valu ja rahulolematust. Ehk siis suhte alguses tuleks vaadata iseenda sisse, mida me soovime ja mida me vajame sellesse suhtesse minnes, mida sellel partneril võiks olemas olla ühises kooselus, mida ta võiks pakkuda ja millised omadused tal võiksid olla. Või siis lihtsalt aktsepteerida partnerit sellisena, nagu ta on ja loobuda tema muutmisest või sellest, et ta oleks sulle meele järele. Ja see otsus ja valik tuleb teha sinu enda sees.